Head televaatajad, tere tulemast vaatama saadet Telert TV. Meie tänane saade pühendub 3 modellile, kes võitsid meie suurepärase modellikonkurssi. Läheme ja teeme nendega natuke lähemalt tutvust ja uurime, milline näeb välja nende argipäev. Praegu oleme me Tabasalu ühisgümnaasiumi ees ja läheme otsime üles meie esimese võitja. Oma etteastega rahule. Siin oleks võinud paremini minna, sest ma vahepeal veidi libisesin ja see kava läks sassi, aga muidu küll jah. Aga seda näha küll ei olnud? Ei olnud jah. Midagi ei saanud aru, et valesti läks läinud. Aga kumb esinemine teile endale rohkem meeldis? Kas muuseumis või Bonbonis? Muuseumis, sest seal oli siuke parem muusika, mille rütmis sai kõndida, et selles suhtes oli seal parem. Tervist! Vabandust, et ma segan. Paluks Mirjamit endaga kaasa. Jaa. Kas ma tohin usaldada teile? Jaa, me toome ta kindlasti enne 10 tagasi. Head aega! Tere, Mirjam! Tere! No, kuidas sul nüüd praegu tund läks? Ei, väga hästi. Ma saan kõigest aru. Okei. Milline tund on sinu lemmiktund koolis? Inglise keel ja matemaatika. Okei, nii et praegu oli üks sinu lemmiktundidest? Jah. Okei. Kui pikad sinu koolipäevad üldse on? Tavaliselt umbes 3, sest muusikakool on ka ja siis läheb vahest isegi kauem. Okei, et sa tegeled ka muusikaga? Jah. Mis pilli sa mängid? Ma mängin kitarri. Äge. Praegu me oleme küll sinu toredas koolimajas, aga nüüd läheme siis sinu koju ja saame sinuga natuke lähemalt tuttavaks. Jah. Nii, see on siis nüüd sinu tuba? Jah. Okei. Üsna selline armas väike tuba. Jah, mulle meeldib, kui ei ole üleliigset ruumi. No, ma vaatan, sul on hästi palju postereid siin seina peal, et sul on päris palju lemmikbände. Enamik on korduvad ja osad on augutäiteks. Kas see kõige suurem plakat on sinu lemmikbändist? Üks minu lemmikuid. Milline sul siis sinu selline päev välja näeb? Et hommikul lähen, siis tõusen ülesse, teen kord ennast ja siis lähen kooli. Koolis käin ära, siis lähen muusikakooli ja siis tavaliselt mingi umbes 6 aega jõuan koju. Siis hakkan õppima ja siis vaatan, mis ma oma ülejäänud vaba aega teen. Okei. Kui kaua võtab aega sul hommikune sättimine? Umbes pool tundi kuni tund. Kas sa pühendad palju aega, et ennast niimoodi iga hommik enne kooli minekut ilusaks teha või on see koolipäev selline tegelikult siuke tavaline, et siis ei ole väga vaja? Ei, ma ikka iga päev üritan enda välimuse kõige paremaks teha. Et see on üsna oluline? Kindlasti. Ma näen, et sul on ka kitarrid siin, järelikult sa õpid muusikakoolis kitarri? Just. Kaua sa seal õppinud nüüd oled? 3. aasta käib. Ja õpid klassikalist kitarri või? Klassikalist, jah. No sa oled üsna noor praegu, aga kas sa oled ka mõelnud selle peale, et kas selline elutee võiks ollagi äkki hoopis muusika või midagi sellist? Ma praegu tahaksin minna moedisaini õppima, aga muusika kindlasti jääb minuga väga kauaks. Okei.
ka ennem üldse sellise modellindusega kokku puutunud? Absoluutselt ei ole. Et meil on üldse esimene kogemus. Et siis kõik see lavaline liikumine, kõik see selline esimest korda alles õppisid? Just. Oli ka nagu raske? Ma kartsin, et võib raskem olla, aga oli lihtsam, kui ma ainult oskasin. Okei. Aga kas sa praegu ka mõtled selle peale, et äkki hakkakski modelliks? Jätaks selle kooli sinna paika? Ei, kooli ma kindlasti pooleli jätta, aga eks kindlasti kooli kõrvalt ma tahaks tegeleda sellega. Kuidas selle võidu peale reageeris sinu perekond? Ema vist oli isegi suuremas šokis kui mina, sest minule see veel kohale ei olnud jõudnud, aga tema nägi seda seal. Ja siis ta oli sõnatu, et kõik muidugi õnnitlesid peres ja kõik olid väga õnnelikud minule. Okay. Kui sa esimest korda rääkisid perekonnale, et ma lähen nüüd modellikonkursile, mis siis öeldi? Esimest korda ma tegelikult ütlesingi seda siis, kui tuli juba see kiri, et castingule kutsutakse. Et siis ema ütles, et väga lahe, et kindlasti mine ja kivikotti ja et siis tulin ise bussidega linna ja siis sealt see algaski. Nii, aitäh sulle, Mirjam, et sa näitasid meile oma kodu ja oma ühte sellist argipäeva. Ma loodan, et sul läheb kõik hästi ja su karjäär on täpselt selline, nagu sa ise tahad. Aitäh! Okei. Nüüd meie siit aga läheme edasi Paide kanti ja seal me kohtume teise võitjaga, kelleks on noormees, nii et läheme uurime, milline tema tavaline päev välja näeb.